Tervist, selles videos osalema Eesti meistrivõistlustel orienteerumises. Ja ma ei ole orienteeruja, nii et see saab väga huvitav olema. Aga olen noorena orienteerunud ja eelmises videos võtsin siis sõpradega võidu. Aga nüüd võtame siis Eesti kõige tähtsamad võistlused, Eesti meistrivõistlused ette ja vaatame, kas üks suure egoga suusataja saab orienteerujatele vastu või mitte. Ehk siis jah, saab juba huvitav olema, siin on juba päris palju teisi asju, mis mingi tava orienteerimis kolmapäevakul ei ole. Näiteks ongi juba 12.55 läheb karantiin kinni, ehk siis kõik peavad minema siia majja ja siit majast välja ei saa, sest keegi ei tohi infot jagada, mis toimub siis siin rajast väljas. Ehk siis seda aega peab jälgima. Kõik muu tundub, et on olemas, numbrid juba võtsin, ühesõnaga vaatame, telefoni vist ka ei tohi kasutada, õnneks kaamerat tohib, nii et lähme vaatame, mis siis toimub. Sisenemise lõpp, karantiin, 12.55, minut hiljem tuled, siis enam siit sisse ei saa, eks sa ei saa starti. Mina on siin, number 2, 13.55. Täna on siis minul 3,1 kilomeetrit linnulennuti 28 punkti, siis päris tihedalt on see asi. Ja siin on siis mingi veel info, pean neid jälgima, et keelualast läbi ei jookse, et teedes saab ainult niimoodi üle, kus on lubatud. Eks ise on siuke huvitav, selle ju pärast juba tuleb pinge peale, et ei taha siin mingi reeglite vastu eksida. Siit saad enda numbri, selle ma tegelikult võtsin ära juba. Ehk siis jah, number 2, siuke täitsa ilus number ju. Minu koht ka tänases. Mida sa naerad? Siuke ema naerab mulle Eesti meistrivõistlused. Ehk siis sõpradel tegin ära, aga saab huvitav olema, mis täna. Tegelikult ma tahakski alustada siukest seeriat, et ma käin erinevatel Eesti meistrivõistlustel ja vaatame, kui hästi mul siis läheb. Väiksena ma orienteerusin, ehk siis väike siuke kogemus mul on olnud, aga pikalt ma pole orienteerunud, nii et saab väga huvitav olema täna ja see on sprint ka veel, ehk siis see on nagu pigem nagu mu jalad väga ei päästa mind, et siin on ikkagi orienteeruda ka vaja osata, nii et see ei ole hea uudis mulle. Kuigi mul jalad jumala valusad ka veel, sest ma selle nädala keskel on päris tugevad trennid olnud, et jalad on jumala kanged, aga ei, no vaatame. Saab igatahes väga lõbus olema. Siipulk on olemas, siis legendi hoidja, nii et terve varustus olemas. Nüüd on siis kompassi pole, aga äkki täna küll kompassi vaja ei lähe. No kui kuskil tund jääb stardini, siis äkki hakkan natuke ennast liigutama. Mõtled orienteerimine, raske osa ei. See, et pead karantiinis olema tund aega ilma telefonita, see on see raske osa. Sain endale särgi peale, number 2 ja selja taga ka. Nüüd võtsin väikse banaani, võtan natuke kofeiini ja varsti võiks ju valmis olla. No nii, nüüd ma tulin õue. Siin saab sooja teha, siuke väike ala. Väga suur ala ei ole, siin edasi-tagasi pead jooksma ja siis siit poolt lähed starti. Tegelikult sees olid mingi rattad ka, et sealseks ka. Aga samas ma arvan, et siin väikse ringi peal saab soojaks küll, et ei lullu. Nii et teeme siin väiksed ringikesed. Lähme jookseme. Soojendus hakkab vaikselt tehtud saama. Stardini jääb kuskil 15 minti, 3 minti peab varem olema siin stardis ka. Siis hakkab neid nullimised, kontrollimised ja asjad. Tunne nukk. Jalad on kanged, aga ma arvan, et võistluse ajal see läheb meelest ära. Pigem tuleb jah täna tarku otsuseid teha. Kui tarku otsuseid ma teen, seda varsti saame teada. Aga nüüd vahetan GoPro vastu ära kaamera, lähen vetsus ja siis ongi start. Nii et näeme siis, kui ma hakkan starti minema ja siis, kui ma närveerin hästi palju, sest see on ikka tähtis võistlus. Mul ema läks ka võistlema. Vaatame, kumb saab parema koha, et kas mu ema või mina. Siin me oleme valmis. 3 minti enne pead siin olema, eks mul 10 sekki aega, siis on 3 minti aega. 13.55. Rohkem valikut E ei ole veel. Mis see E tähendab? Oi, okei, mul kogu aeg A alt ma mõtlesin, et siin ju liiga pikk. See on ju kõvasti liiga pikk. No nii, 2 minti enne sai legendi. Minut aega stardini. Oi. Tuli närv sisse, aga 130 pole hullu. Siis peab mingi aedu vaatama. Seal kasvu selles. Peaks olema minu esimene. Aga kuidas ma saan sinna? Kas ma tahan siita? Ei, ma saan ju. Kuidas ma siit võin minna? Sest need on hästi näed. Oota, ei. See on minu. Pakka, oota. Ja, see on minu. Aga
ma pean lihtsalt ümberposti siit minema. Hägel. Nii. Kerge viga, sest nende asjadega on raske. Aga esimene käes. Ma saan sealt välja. Ei, siit ei saa välja ju. Ei, mul välja. Okei, nad ongi teinud selle raskemaks. On. Teine käes. Ma olen siit otse edasi. Võib-olla ring. Aga ei ole hullu. Nüüd näitan GPS-ilt enda liikumist. See on mu keelalt tulnud ja pole kõige täpsem, aga aru on saada ikka. 3. punkti sain ilusti kätte, 4. ka väga hästi. 35 olemas. Ja 5. ka tuli lihtsalt joosta ja õigel ajal sisse keerata. On 36. Väga hea. Nii tagasi. Kus see 6 on? Mõtlen lihtsalt, ma ei saa aru, kus see 6 on. Ja vist on ikkagi siin pool. Ja. Nüüd ma lähen lihtsalt siit poolt. Ei, see on pole. Midagi ma tegin väga valesti just. Midagi ma tegin valesti. Millest ma aru ei saa. See on seal. Ma olen loll. Ja. See oli küll kerge pahandus jälle. Lähme edasi. Nii. Mööda sõda. Ja kohe esimesest vasakule. Ei. Ma number 2 ja number 3 jookseb mul ees. Ehk siis selle veaga juba jõudis järgmine. See oli pahandus. Punktid tuleb kiiremini kätte, kui ma arvasin. Vasakule ja mitte esimesest teest, vaid teisest teest. Pea ei võtta, siis võtavad jalad. Kaheksandasse ja 9. punkti minnes probleeme ei tekkinud. Sealt edasi ka midagi erilist polnud. Sellist paar kõhklust ainult, aga leidsin maja tagant selle 10. punkti üles. Siit edasi tundub lihtne punkt, aga selle minu jaoks teeb raskeks see, et ma ei saa aru, kus pool aeda on punkt, mida ei juhtunud ainult siin punktis, vaid mitmeid kordi tegelikult. See kortermaja selle taga on 11. Ei olegi sinna. Ma ei läinud. Kas see on mingi pränk? See on tõesti pränk. Ja. See on pränk. Konkurendi enda järgi ma ka valesti. See on teise pool aeda. Ja aedadest ei tohti endale hüpata. Ehk jah, teisel pool aeda sain selle punkti kätte, aga nüüd näitan edasi enda GPS-i liikumist, et kuidas ma liikusin siis punktist punkti. Et minu jaoks kõige raskem oligi see, et leida need keelualad ülesse, et mind hirmutati ära, et jumala eest ära mine mingit keelualast läbi, et siis võetakse maha ja tulemus ei lähe kirja. Ja siis sellepärast ma arvan, et ma liikusin natuke aeglasemalt, olin niisugune kontrolliv, et ma ei teeks mitte midagi valesti. Ja ma arvan, et sealt läks sekundid kaotsi ja oligi jah, natuke kontrollisin ja vahepeal oli ka see, et pidin, kui punkti sain kätte, siis ma jäin seisma ja mõtlesin, okei, vaatasin kaarti ja siis alles vaatasin, okei, nüüd saan sinna poole liikuda, et päris niisugune algaja liikumine, et muidu jooksu ajal oleks võinud juba natuke ette lugeda, aga mina seda ei suutnud. Aga nüüd näitan siis, kuidas lõppu tulin need 2 viimast punkti. Lõpus põhimõtteliselt. Number 7 on finišeerunud. Keegi muu kui. Sorry, ma vahepeal segasin sind. Ei, jumal okei, üks viga ja muu oli jumala väga nagu üllatavalt isegi parem, kui ma arvasin. Tehtud, ikka väga kiirelt läheb see sprint, väga kiirelt. Aga nagu ma sain ka aru, et 6. punkti läksin, tegin vea ja nagu ma, vaata, kui ma nii vähe orienteerinud, siis need väiksed vead, või minu jaoks tundus väike viga, see juba andis mulle minuti. See vend, kes mu tagasi startis, jõudis mulle järgi. Tegelikult mu tempo oli tegelikult okei peale seda ja nagu sain jumala okeilt temaga nagu võidu joosta. Aga jah, see üks viga kaotsin sinna juba minuti, et selles mõttes nagu jääb kripeldama.
tegelikult ühe vea tegime veel, kus me ka läksime koos või ta tuli mulle järgi. Ma mõtlesingi, et ma segan teda juba, aga sellega ma nii nagu kurb ei ole, et see üks viga oli täiesti, et nagu ma ei tea, mis ma korra mõtlesin muule asjale või nagu korra mõtlesin midagi vale ja siis juba olin valesti läinud liiga kaugele ja jooksin mööda, et nagu palju kiiremini tuli siis see punkt vastu, et see oli kahju, et ta oligi, muidu me vist jooksime sekundis ja sealt ta võttis 6. punktiga minuti ära, see, kes minu tagant startis, siis ja ülejäänud aja jooksime ka koos. Aga noh, siuke see on, et 21 minti kokku, see oli ju nagu väga kiire asi. Ma mõtlesin, et see on natukene ikkagi kauem, aga noh, samas ikkagi 3,1 kilomeetrit. Ja noh, eks väikseid vigu oli ka palju, aga need nagu, noh, minu jaoks need ei ole vead. Need minu jaoks need lihtsalt see, et siit mingi paar sammu, nagu paar sekka, aga noh, sprindis see paar sekki iga punktiga ongi see, mis otsustab. Okei. Lõbus, väga lõbus. No sellepärast mulle meeldib orienteerida, et see on lõbus. Aga nüüd on aega näidata teile siis, mis koha ma sain orienteerumise Eesti meistrivõistlustel sprindis. Ja selleks oli 29. koht. Ehk jah, see tunne, et äkki oli okei, ei olnud üldse õige. Esimese punkti kantsin juba 30 sekki ära, olin üks aeglasemad, kes sinna läks. Siis need 2 viga juurde ja tegelikult jah, selles mõttes ei olnud hea, et noh, natuke mõned punktid olid head, näiteks vahepeal sain 6. vaheaja, 4. vaheaja ja top 10 oli siuke 6 vaheaega siis. Ehk siis mul olid omad mingid momendid, kus ma tegin hästi, aga pigem üldiselt siuke kehva. Ehk siis kui ma rääkisin, et ma olen täitsa okeilt rahul, siis tulemust nähes ma sain aru, et okei, mu tase ei ole ikka hea ja olin pettunud. Aga ma teadsin, et ma sain hea kogemuse ja järgmine päev oli sprinditeade, ehk siis vaatame, kuidas mul seal läheb. Ja järgmine päev ja meil ootab ees siis sprinditeade. Ma ei saa, mul juba tuleb naeratas näkku, näen Krissi. Aga jah, sprinditeade ootab ees. Ma olen teine vahetus. Ma olen siis, mul vedas, et ma üldse tiimi sain. Ma olen Rakvere teises tiimis. Täna me oleme Tammsalus ja võib-olla ei ole kõige parem ilusam hoone, mida Tammsalust näidata. Aga Tammsalu ja on tore ikka, kui ei pea ju autoga minemagi. Lihtsalt kõnnid kohale starti ja nii ongi. Ja Tammsalu, seda ma ootan, sellepärast, et see peab ikka kodurada olema ja võidu peale me vist niikuinii ei lähe, aga ma tahan ikka nagu mingid vaheaegu nagu häid ka saada ikka, sest eile ma sain ikka väga hamblitud või kuidas öelda, et ma isegi mõnikord arvasin, mõni punkt, mis ma arvasin, tegin hästi, siis ikkagi vaheaegadest oli näha, et see aeg ei olnud väga hea, nii et täna tuleb natukene parem teha ja natuke kiiremini joosta. See on plaan, äkki Tammsalu nii-öelda kodurajad aitavad võid seda teha, aga sest algus läheb sinna diskiradade poole, tundub vähemalt ja diske ma olen seal palju mänginud ja siis on linna pool, siin linnas ma olen ka ringi käinud, nii et äkki, aga tegelikult on ka see, et mul on väga lahe tiim, mul on see, et Kaili Sirge alustab siis, kes oli siis minu treener, kui ma Tammsalus suusatreenis käisin, siis on mina, teine vahetus, 3. on siis Sander Britsik ja 4. on mu ema. Ehk siis meil on väga uhke tiim, 2 ilmat. Aga jah, praegu saame natuke sooja teha ja siis 45 hakkab see karantiini alla. Ehk siis selleks hetkeks peab jälle seal mingi väikses alas olema ja nagu väga ümberringi joosta ei saa, et selles mõttes proovin nagu enamuse jooksust nagu soojendusest praegu ära teha. No nii, ja kohe on start. Ehk siis minu S-avaatus läheb, saan ka vaikselt ennast valmis panna. Ja läks. No nii, ja Kaili läheb. Ehk siis ta peab leidma 17 punkti ja siis on minu kord. Ja ma sain enda kaardid. Mul on see olemas. Ja siis me saame siin alas joosta. Varsti siit vist tulevad mingid isikud. Teevad siin vist veel paar punkti ja siis tulevad finišisse, et ega ma just korda, ega ma ei tea. Kaili paistab. Sauetamedel Nii et kohe saab minna. Sauetamed on ka number 13 ka praegu orienteerumisklubi Rakvere võistkond. No nii, algas sprinditeate minu vahetus. Panin kõva jooksuga välja ja eilise kogemuse pealt sain aru, et pean ikka nii maks jooksma, kui üldse suudan. Ehk läksin kohe täiega välja ja üritasin selle tempo pealt siis kaarti ka lugeda. GPS-i mul kahjuks küllas ei olnud, aga panin siia kõrvale kaardi ikkagi, lihtsalt minu liikumist sealt ei näe. Ma ei kommenteerinud. Ma oleks peaaegu põlestatud ka, aga see on õige.
nii, edasi. Ma pidin kiiresti jooksma täna. Nii et ma jooksen ka kiiresti. Minu jaoks on see punn see või see teine. Vale. See vale. Mälu. Oot. Viga. Õnneks vaatasin. Mingid lollid väiksed head tuleb sisse. Nii, aga mis ma siis ikka enda hingeldamist lasen teil kuulata, vaid räägin natuke peale ka ja siinkohal hakkasingi siis vist keskenduma ka, et päris vaikseks läksin ja ühtegi sõna ma tegelikult siit kuni finišini ei öelnud, aga sain selle 8 punkti kätte. Oli aeg 9-ndaks, vaatasin siin kaarti, et kust õigelt poolt aiast välja saada. Sain just välja 9 punkt ilma probleemite käes, nägin paari konkurenti ja 10 punkt. Teadsin, suund oli mul selge, teadsin, see on seal Maxima pool. Lihtsalt oli küsimus, et mis poolt minna siis sellest majast mööda ja lõpuks valisin, et okei, lähen sellest majast vasakul poolt ja siis saingi suht ilusti otsa siit punktist otsa edasi joosta. Sellest majast ka läksin vasakult, järgmisest majast paremalt ja juba nägingi punkti. Sain selle punkti ilusti kätte. Läksin, siis jooksin edasi ja siis ma kaldusin natuke paremale ära. Et see oli mul väike viga, et ma kuidagi ma ei tea miks, ma vaatasin, et see maja, mida ma otsin, on seal parem pool. Oi, vale. Mida ma tein? Loll mälu. See kaart oli väiksem, ma arvan. Look-in. Et ma ei tea miks, ma arvasin, et see maja, mida ma otsin, on seal paremal pool, aga väike viga, läksin kohe vasakul poole tagasi ja sain selle punkti kätte. Siit edasi jooksis siis Kristo Heinmann minust mööda. Mõtlesin okei, et ma ei tea, et seal olid hajutused küll, aga et vaatame, kui palju on meil samu punkte. See punkt näiteks oli sama, aga kogu aeg üritasin hoida ennast ka kaardil ja vaatasin ise ka ikka kaarti, et nagu selles mõttes jooksin tema järgi, selles mõttes oli kindlasti mul palju lihtsam, aga ma juba nagu ei suutnud kuidagi sinumoodi isegi, et ma ei vaata kaarti ja kogu kontrollisin, vaatasin kõik numbrid üles, et oleksid minu õiged punktid ja senimaani läks hästi. Siin käisime siis finišialast läbi ja siin ma mäletan, mulle öeldi, ma kuulisin kuidagi läbi kõrvad, oota, kuule, see oli see suusataja ju. Et päris lõbus, aga punktid tulid päris kiiresti, et see oli veel kiirem kui eelmine päev. Siin korra sai päris metsa ka mindud, aga seal oli ka nagu näha rada sees juba ja Kristo ees läks, ehk siis põhimõtteliselt oligi siuke kontrollimine ja sain punkti ilusti kätte. 18. punkti minnes siin on näha, kus ma jooksin diskirajal ja sellel rajal olen filminud siis selle diski video, ehk siis seda kohta ma peaksin hästi tegema. Siin ma valisin, et lähen paremalt poolt puud, ma arvan, et ma võitsin sellega mingi sekundi ja siin ma mõtlesin, okei, no davai, jookseme ühest konkurendist mööda, Kristost ka mööda. Läksin natukene liiga vasakule, oleks võinud natuke parem poolne, aga ma nägin seal vasakul pool oli ka veel üks punkt, et ma mõtlesin, et ma igaks juhuks, aga tegelikult sain aru, et see oli minu punkt. Järgmine punkt siis 19 ja oli juba väga finiši lähedal. Sain selle ilusti kätte. Natukene vaatasin kaarti, et ma täpselt ei saanud aru, et millise mäe vahel see 21. punkt on ja siis Kristo jooksis minust mööda. Otseselt minul selle vastu midagi ei olnud, sest ma teadsin, et juba on lõpp käes, et üritasin siis seda kiiret tempot peale hoida ja natuke kontrollisin veel ja siin ongi 100 ehk siis viimane punkt ja finiši sirge. Keira Võstini ja number 13 tuli ka praegu siis
numbri all 13 Rakvere klubi loomulikult ja Martin Imma saatis ajale Sander Pritsiku, et Varranku Norova praegu pulss juba vist 200 peal, et kas Rakvere siin ka medalitena on võtmas, et jah, te kuulsite õigesti, ma ise ka ei usu seda. Kommentaator peale minu vahetust rääkis meie medali võtmise võimalusest. Ja oligi nii, et kui mina sain enda vahetuse 8. siis tegin 3. vaheaja ja tõstsin meie tiime 4. kohale ja Kristo, kes oli kohe minu ees, oli 3. kohal. Ehk Eesti meistrivõistluste pronks orienteerumises oli sellel hetkel 2 sekundi kaugusel. Aga no muidugi 2 vahetust oli veel minna. Kuna mul eelmisel päeval läks nii halvasti, siis ma tahan praegu ennast natuke kiita. Enda vahetuses kaotasin siis Kristole 25 sekundit ja teisele kohale ainult 4 sekundit ehk enda vahetus ma olin 3. koht. Ja terve kõikide meeste vahetuste peale olin ma 5. koht ehk siis 5. parima ajaga. Okei, ma tean, et seda ei saa päris niimoodi võrrelda, sest seal on hajutus ehk inimestel on natuke teised punktid, aga ma võtan selle ja ma ütlen, et ma tegin päeva 5. aja. Aga vaatame nüüd, kuidas see võistlus edasi läks ja kas saame pronksi. Siis tuleb meie 3. vahetus. Läks! Nüüd läheb mu ema. No nii. Ja sealt ta läheb. Läheb. Väga hästi. Nii, mamma tuleb. Jumala konkurentsis. Üks on ees ja teine taga. Läheb. Väga hästi. Läks. Okei. Ei, mu ema küpsetab. Ei rea, see mul alles praegu jõudis kohale, et mida helle ma olen Eesti meistrivõistlustel endal emaga ühes tiimis. Mida asja? Ja üks on mööda jooksnud lõpus. 5. koht oleks 5. koha peal olime. Aga ikka 6. siis. Ei, midagi on juhtunud. Ei, tuleb. Ai, tuleb koos. Siis ikkagi 7. koht siis. Kui ei kuskilt tuli see Värska Pekko ka mööda. Väga hästi. Läheb lõpuni. Ehk siis pronksi me ei saanud, aga sellegi poolest 7. koht on ka väga hea ja arvestades ka seda, et me olime Rakvere teine tiim ja me tegime esindustiimile ära. Ja no ilmselgelt mina võtan sellest kaasa selle, et ma sain emaga ühes tiimis olla Eesti meistrivõistlustel. Ehk väga edukas võistlus, orienteerumine tekitab asarti ja tahaks juba veel võistlema minna, nüüd olles siis rohkem kogenud, aga ma arvan, et praegu jätke kommentaaridesse, kuidas teile see video meeldis ja mis Eesti meistrivõistlustel võiks järgmisena osaleda. Ja ongi selleks korraks kõik, pange like, subscribe ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. See on ju liiga pikk. See on ju kõvasti liiga pikk.